seda juhtub iga päev, et ma jõuan Kalev Ermitsa eest finišisse. Suu on täiesti külmanud. Ma vahe on selles, et mina sõitsin ühe ringi, aga 15 minutit oli tal edu ka, nii et Kalev, kuidas täna sõita oli? Rada oli hästi kiire ja hüve. Esimene ring, kusjuures oli tõsiselt kiire. Päris jäine, masin polnud hommikul peal käinud. Aga teine ring selle eest oli kohe hoopis teised olud, et seal läks suusa peale päris palju, kellel õige suusavalik on. No kus see nii-öelda otsus nagu tehti, et ära võidad või kus tundsid, et nüüd on täna sinu see päev kusjuures võidad? esimene ring algas nii valusalt kohe, et Raido Ränkel võttis 15 kilti. Tegi päris valusaks selle asja meile. Õnneks siis ringi lõpus tulin ise ette, võtsin rahustis natuke koogu maha. Siis enam poistel nii kõva huvi ei olnud ja viimane 5-6 kilti ma ise ees. Hoidsin siukest nagu mõõdukalt peal ja lõpus teadsin, et viimasel laskumisel, et tulin täitsa siit ekstreemselt täiesti nagu suusaraja hästi äärest, kust polnud keegi sõitnud, otsin sellist krõbedat kohta ja tundus, et sain sellega väikse vahe sisse. Ja siin algul loeti igasugu kuulsaid nimesid oli stardis, eriti laskesuusatajaid, et kuidas see konkurents täna ikkagi oli selline mõnus hea sõite? Jah, et lootsin, et keegi suusatajatest ka tuleb punt, et lõpuks on ikkagi sama pundiga, kellega kogu talve oleme ringi käinud, et lõpuks ikkagi saime seal koos ikka samamoodi jageleda. No aga sellist tunnet ei olnud kuskil metsa vahel, et peaks äkki laskma minema? Ei, püssi jätsin täna koju ja sel nädalal üldse ei ole püssiga väga palju tööd teinud, et ma natuke seal ka fookustanud. Oli see väike kergendus ka, et vahepeal lasta ei tule, jah? Saad rahulikult panna? Jah, et alati maailmakarika korra kodus käimine selline, just selline peale kerge puhkus. No lõpetuseks, mida soovitad neile inimestele, kes täna stardis ei olnud, pelgavad veidi suusatamist, et ikkagi kui selline talv on, et tulla suusatama? Jah, Eestis tänavu ikka suurepärane talv, et jumala eest pange suusad alla ja käige ja sõike, et alustage lihtsalt vähemalt kuskilt, et kas või 10 minutit päevas ja sealt läheb edasi. No edu Kalev ja head jätkuvat hooaega. Kuule korra, aitäh!